Bakterid on kõikjal. Bakterite täpne vanus pole teada, aga arvatavasti tekkisid esimesed neist ligi 3 miljardit aastat tagasi. Kui elusloodust saaks kaaluda, siis bakterite mass oleks 70 gigatonni, mis on umbes 100 000 elevanti. Joonlaua 1 millimeetri peale mahub ritta ligi 1000 bakterit. Baktereid leidub kõikjal. Osad, näiteks arhebakterid, armastavad ekstreemseid tingimusi, kuid enamikule bakteritest meeldib soe, niiske ja toidurikas elupaik. Mõnedele bakteritele sobib hapnik, teistele, näiteks osadele jämesoole bakteritele, on hapnik mürgine. Me elame mikroobide planeedil. Et elada, tuleb süüa ja paljuneda. Bakterid toituvad väga mitmekesiselt. Vees lahustunud toitaineid omastavad nad kogu keha pinnaga ja eritavad rakust välja ainevahetuse jääke. Nagu kõikidel elusolenditel on ka bakteritel olemas ürgne oma DNA edasiandmise soov. Enamalt jaolt paljunevad nad pooldudes. Kui elevandipaaris saab 3 elevanti umbes 3 aastaga, siis bakteril kulub järglaste saamiseks aega keskmiselt 1 ööpäev, kiirematel kuni 20 minutit. Kuna oma lihtsa ehituse tõttu puudub neil pärilikkusainet DNA'd kaitsev tuum, siis on nende geenid avatud kiiretele muutustele. Veelgi enam, nad vahetavad juhuslikult DNA osakesi omavahel ja liidavad need enda sees oleva DNA-ga. Sel moel täiustatud geen pärandatakse järglastele. Nii saavutatud geneetiline mitmekesisus pakub paremaid võimalusi keskkonnamuudatustega kohanemiseks ja ellujäämiseks. Bakterid on seltskondlikud. Hulgatunnetus on bakterite omavaheline suhtlusvorm. Nad suhtlevad omavahel enda poolt eritatavate keemiliste ainete abil. Nad on kollektiivsed ja tegutsevad meeskonnana. Üksik bakter ei ole tegija. Vajadusel pritsivad bakterid ka mürki, kui tuleb oma territooriumi sissetungijate eest kaitsta. Bakterid on kõige väiksemad elusorganismid maakeral. Kuna palja silmaga neid ei näe, siis polnud pikka aega inimestel aimugi sellest mikromaailmast, mis meid ümbritseb või meie sees on. Mikroobid tulid avalikuks alles siis, kui inimene leiutas mikroskoobi. Esimesena nägi mikroorganisme Antoni van Leeuwenhoek 1683. aastal. Praegu uuritakse neid pidevalt paljudes laborites ja nende abil toodetakse uusi ravimeid või teisi meditsiinis vajalikke aineid.